Viimastel kuudel on meediast kõlama jäänud, justkui oleks just Eesti poole pealt 3 Balti riigi kaitsevööndi rajamine takerdunud. Täna tutvustati siin Kaitseministeeriumis viimaseid arenguid ning selgub, et näiteks punkrite asukohad on nüüd suuresti paigas ning juba suvel tahetakse hakata pidama läbirääkimisi maaomanikega. Kaitsevöönd tähendab lihtsa inimese vaates seda, et mööda Kirde ja Kagu piiri ehitatakse betoonkeldrid ning ladustamisaladele paigaldatakse tõkestusvahendid, et olla idanaabri rünnaku korral valmis riiki esimesest meetrist kaitsma. Ennekõike annab see meile kiirust reageerimiseks, sest punkrite paigaldamine, kui häda on käes, on kõige töömahukam ja aeganõudavam. Ning teiseks saavad rindel olevad sõdurid ka ettevalmistustöid tehes kiirelt varjuda, kui peaks selleks vajadus olema. Nii et kindlasti muudab see meie hukukindlust paremaks ja ka tõkestamisväärtust. Kokku on plaanis rajada ligi 600 punkrit. Lätlased astuvad pealtnäha kaitsevööndi rajamisel juba ka reaalseid samme, kuid meie oleme jõudnud alles asukohtade määramisega lõppfaasi. Paratamatult tekib küsimus, et miks siinpool asjad nii palju kauem aega võtavad. Tegelikult aasta jooksul me oleme ära tarninud kõik tõkestusvahendid, mis selle projekti jaoks olid planeeritud. Need on reaalselt olemas, me saame neid juba kasutada, kui peaks täna mingisugune vajadus tekkima. Me kõik oleme saanud kõrgemalt NATO staabist korralduse sõjaplaan ette valmistada ja kõik teevad nii kiiresti, kui nende staabid on võimelised asju analüüsima ja planeerima. Tegutseme ühtselt, kuid samas eraldi, sest riikide regulatsioonid on erinevad, aga sellist võidujooksu meil kindlasti ei ole, et kes nüüd ees ja nii edasi. Punkrite esimesed prototüübid on tänaseks testitud. Testi tulemusi ootavad nii lõuna kui ka põhjanaabrid, kes soovivad kasutada Eestiga samasuguseid lahendusi. Asukohana eelistatakse riigimaid, kuid lisaks tuleb sarnaselt Nursipalule asuda maade nimel taas tehingusse eraomanikega. Läbirääkimisi maaomanikega on plaanis alustada sel suvel. Nende inimeste valikud tegelikult selguvad selle läbirääkimise käigus, aga siin on laual nii võimalused, et meil sõlmime mingid viisil kasutuskokkulepped või tuleb jutuks ka võõrandamine. Nii et selles mõttes see oleneb sellest maaomanikust, kuidas ja mis tema eelistused on. Selle inimese jaoks muutub nii palju, et tema maa-alale siis kuskil 50 ruutmeetrine ala kaevatakse mingi aeg üles, sinna maetakse betoonist keldritaoline väike hoone ja see kaetakse uuesti pinnaga pealt kinni, jääb väike küngas. Tuleb lisada, et selline on lahendus rahuajal. Kriisiolukorras lisanduvad sinna juurdepääsuteed ja laskepesad. Kui kõikide omanikega kokkuleppeid ei saavutata, tähendab see kolonel leitnandi sõnul seda, et varustus tuleb ladustada mujal ja puudolevate punkrite ehitamine tehakse ära kriisi ajal vastavalt seadusele. Kokku on kaitsevööndi maksumuseks planeeritud ligi 60 miljonit, millest on tänaseks ära kasutatud 1,6. Kus see raha tuleb? Täna on see kaitse-eelarve, samas on meil täna sees ka taotlus koos meie naabritega Euroopa Liidu suunal, et selliseid ühiseid kaitseprojektide algatusi rahastada, aga täna meil sealt veel vastust ei ole, nii et oleme ootel.